sind. Jaa, kuule, näed? Kuule, näed, lehvitan siin. Mis arvad, palju see vahemaa on? Ma arvan, et 100 meetrit on. Midagi Hiina müürist. Et jälle jätkuvalt Hiina müür. Meie grupp, ma ei tea, kas seda fookusesse saab, et Eesti grupp on juba tagasi teil ülevalt tipust. Käisid kõige kõrgemal, mina pole sinna jõudnud. Mina lehvitan siit alt teile. Kas õnnestub need ülemised ka fookusesse saada need, kes sealt tulevad trepi pealt? Siret on fookuses ja teised ka ja Maret tuleb kõige ees jooksuga. No, neil on juba üleval käidud, ilmselt on kõik nähtud. Ümbruskond on rahumeelne, vägivalda ja kallale tungi pole oodata. Kuule, ma võtan intervjuud neilt, kuidas siis esimesed mõtted on. Kuule, ma ei tohi müüri taha jääda, jah? No kuidas on siis muljed? Kuidas muljed on siis? Müüri... Oligi lõpp või? Mina teadsin, et see on seal Jaapani mere ääres. Ma teadsin, et müüri lõpp on Jaapani mere ääres, aga te leidsite siit. Üllatav, kuidas teil õnnestus? Minu teada see pidi 6000 kilomeetrit pikka olema, see pidi 1000 kilomeetrit jääma nagu ida poole. Siret, saite tulla siia, teid filmitakse, vaata. Aga vaata, kus see operaator Kõps on, näete, sealt filmib. Kus ta on? Vaata sinna, näe, vaata, kus Urmas on. Tšau! Lehvitud alla, aga sa saad ka rääkida. Midagi, käisime lõpus ära, lõpp on nähtud. Nii, mis seal lõpus oli? Müür oli kinni, vanad müürid ja edasi, aga need lagunevad täiesti. Ja te ei hakanud edasi minema? Ei hakanud ronima, hüppama ei hakanud. Aga kõik on rõõmsad ja kõik on õnnelikud, nagu ma näen. Et kõigil tasub käia müüril. Iga eestlase unistus on vähemalt kord käia Hiina müüril. Kord elus käia Hiina müüril. Ennem harjutage Munamäel treppide. Jaa, kõigepealt tuleb Munamäel treppide peal harjutada, nii et. Aga noh, hakkame siis alla tagasi minema. Tšau, pakaa!